A1M Motorspordi korraldatud rallisprindil me praegu seisame ja me alustame jutuajamist sellise ekipaažiga, kes eile oli Momus autasustamisel. Robert Tikatalu, tere! Ja Robin Makardiluja, tere! No ütleme niimoodi, mida sa seal siis Momus said? Mina sain sealt Rahvaralli juunior 16 klassi 3. koha. 3. koha? 2020 aastal. Ja nüüd sa oled sportrallidesse üle kolinud. Kas see otsus tuli sul endal või ka isa nagu lükkas ja toetas või vaatasid, et viimane aeg nagu sellega alustada? No mõlemat ikka, et isa ja mina ikka mõlemat tahtsime suurtörallisse ära tulla, et see oleks ägedam. Huvitav. Ja. Ja kuidas teil sündis otsus, et Robin tuleb sulle kaartida? Tundus hea. Kui pikalt oli vaja sind ära rääkida? Ei olnud pikalt. Ei olnud pikalt, ega jah-sõna tuli suht kähku. Ja see jutt oli juba ammu, et hakkan Robertiga koos sõitma ja tundub, et klapib praegu kõik ilusti. No jah, vaata see rallihooaeg on ka tänu selle koroonajamadele siin hakitud ja kõikega tegelikult praegu sa saad ja kui ma nüüd ei eksi ju esimest korda korralikult kruusa nühkida selle Opeliga. Ja ma ei ole kordagi. Sa ei ole sõitnud üldse? Ei ole kordagi. Ja kuidas nagu praegu tunne on peale esimest ringi? Väga äge. Et nagu kaardilugeja pool klapib? Ja auto ja kõik on jah. Auto on äge. Kas oled juba mõned apsakad ka sisse lastud? No paar tükki esimestel katsetel tuli jah. Kas kaardilugeja viga või piloodi viga? Piloodi. Piloodi viga ikka pikalt. Aga ei olnud tulnud midagi? Ei, jah. No see koosnebki trennidega. Ja kui nüüd kõik plaanipäraselt läheb, siis järelikult esimene ralli on Lõuna-Eesti ralli Võrumaal. Ja seal olete kindlasti stardis. Keda sa omas klassis kõige kõvemaks konkurendiks pead ette? Orgus, ma arvan, Vaiperiga. Ja sa näed, et sa oled peale Orgust teine? Esimene. Peale Orgust esimene ja huvitav matemaatika. Ega tundub, et põnevalt ka. Palju umbes teie klassis praegu nagu tegelikult on? Ma arvan, ikka 15. Et seal ei ole niimoodi, et 3 sõidavad ja kõik on poodiumil, et seal kerge olema ei saa. Ja noh, jah, sul on vanust ju veel kõigest 15, et ütleme 3 aastat vähemalt ilmselt selle autoga selles klassis. Ehk näis, jah. Aga iseenda jaoks te olete ju väikseid tulevikuplaane ka teinud? No midagi ikka, aga midagi erilist veel ei ole. Et nagu midagi konkreetset veel ei ole või ei kuidas sa nagu näedki seda tulevikku? No eks näis, mis siin see hooaeg ja mis niimoodi saab ja siis saab teha juba järgmised plaanid. Et ei hakka kohe nagu millestki ulme asjast unistama, et proovite nagu areneda step by step. Ja, kogemusi ja hankida. Pindala kilomeetreid, selle, et vaata Ott Tänakki ütles, et autoralli on ju kogemuste sport. Et rallid korraga esialgu, kui on võimalik, siis ikka testid trennid. Kindlasti võimalikult palju. Ja võimalikult palju kilomeetreid. Ütle mulle sellist asja, kas sa kodus ka nagu sõidad ja harjutad nii-öelda kuivatrenni? Põhiliselt igapäevaselt. Et ikka ei ole nii, et ralli tuleb ja siis või trenn, et sa nühid ikka päris korralikult? No iga päev üritan ikka, jah. Ja ka Eesti katseid? Jah. Ja mitte 5 minutit? Palju sul umbes see päevane trenn võib olla? No päevast ma arvan mingi keskmine on täna paar tundi. Ikka korralik ettevalmistus. Ja kas seal on Robi hääl lugemas sulle? Peaaegu. Et on ka niimoodi? Jah. Ja mis sa oskad arvata, nagu siin mõni võib öelda, et sellel asjal ei ole mõtet. Kas see annab juurde või ei anna? Kõvasti. Ikka kõvasti annab juurde tegelikult. Et saad tunnetust ja kiirust ja kõike. Igasugused päästmismomente ja neid saab kohe kätte ja kõvasti. Tasub nagu ära küll. Jah. No jah, ja muidugi eks sul selline asi nagu kool paneb ka veel omast piiri. Et noh, sul on ju, nüüd sa lõpetasid alles 9. Et sul annab veel 3 aastat veel koolipinki nüüd. Ja siis juba hakata vaatama. Kas profikarjäär või tugev asjaarmastaja?
vanuse pealt tegelikult võiks ju üritada ja kuhugi suht kõrgele proovida. Muidu ei ole asjal mõtet. No aga praegu teil servis lõpeb. Uus ring algab. Kindlasti koostöö läheb veel paremaks. Üritad ikkagi sekundeid näpistada iseenda ajast. Eks meie ka hoiame teie ekipaažil silma peal. Tulevikus miks mitte uued intervjuud, juba midagi põnevamad jutud. Aga praegu teile edukat päeva jätku. Aitäh intervjuu eest!